Inimeste liikumine ei saa kuidagi olla segatud sellest, et Eesti Vabariigil on välja ehitatud piir. Iga inimene saab liikuda täpselt samamoodi, nagu ta liigub täna, ja piiri saab ületada ikka seal, kus on selleks ette nähtud koht, elik siinkandis siis kas Luhamaal või Koidulas, ja see on peamine piiriületuspunkt. Kõik teised võimalused, näiteks kas või siit üle Pedetsi jõe minna, et see ei ole seadusega lubatud, nii et kõik teised liikumised on jätkuvalt lubatud. Me soovime hoida kohalike elanikega väga head kontakti selleks, et meie piir oleks hästi valvatud ja selleks, et need inimesed, kes siin lähedal elavad, tunneksid ennast võimalikult turvaliselt. No kuidas selle piiritsooniga on, et milliseid kitsendusi see siis inimestele kaasa toob? Praegu on see arutelu all, et me ei soovi kindlasti väga palju inimeste elu kuidagi siin mõjutada või muuta. Me soovime seda, et inimesed, kes ka tõesti näiteks siin 5-kilomeetrises piirivööndis elavad, et nad vastupidi tunneksid tuge ja toetust politsei piirivalve ameti poolt, ka teiste riigiametite, tolliametnike poolt näiteks, ja need regulatsioonid, mis siis siin on, või need piirangud, mis siin on, et need oleksid selgesti ja üheselt kõigile mõistetavad. Me mõistame seda, et piiri vahetus läheduses drooni lennundamine ei ole kõige mõistlikum tegevus ja ei ole võib-olla see eesmärk või see koht, kus kus drooni lennutada. Samamoodi kõik muud tegevused tegelikult ei ole muud kui võib-olla teavitamiskohustus politseile, nii et piirivalvele, et eks me püüame võimalikult vähe inimeste igapäevast toimetamist segada. Teiselt poolt ootame ja loodame, et meil on väga hea koostöö, kui nemad, kes siin elavad, näevad midagi kahtlast või nende jaoks ebausaldusväärset, siis politsei piirivalve on nende jaoks eelkõige partner ja tuleb neil appi.